TikTok, eks ole. Ja mina ei tea kas sa tead, selles mõttes, aga sina oled omamoodi TikToki sensatsioon ka kindlasti siin Eestis, tead seda või? Ei, mis mõttes? Ei tea. Tütar näitas mingid videod, kus see sind ennast, ma tean, seal platvormil ei ole, eks ole. Aga no ma tean, et sul ei ole kontakti. Mu tütar ütles, et üritas mul mingi aeg, mingid paar aastat tagasi, et peaks hakkama tegema. Ei, ütles, et isi me peame tantsuvideo tegema TikToki. No absoluutselt, eks ole. Ja oot, ma kohe näed sinu tantsimisest rääkides nagu... Mis asja? Ma kohe seda, kohe nagu vaatamegi. Ma olen näinud mingi TikToki videod, kus oli mingi... No nii, oot. Ma panen heliga, see on heliga nii palju parem. Aga keegi on kokku pannud mingi asja. Ja. Okay. Crazy, eks ole. Seda võib kohe ükskord veel. Let's go. Ei no meeste, ma vaatan südamega tööd seal ikkagi. Või tal tuurati tehte seal, ma vaatan. Ja mis sa arvad, palju sellel vaatamise on, Koit? Üle 200 000 vaatamise on sellel, eks ole. 11 000 laiki, eks ole. 270 inimest on kommenteerinud. 900 inimest on saatnud seda edasi teisele inimesele. Eks ole? Ja täpselt süüke video, nagu siin ongi. Täna rokim. Mis aastas see on siis? Ma ei tea, ma saan vaadata küll 2021. Ja mis teema selle tantsuliigutusega, see on nagu sul süke klassika? Ma laulan seal hoopis teist lugu ju. See on peale pandud. Ma laulan näosaate sellest David Hasselhoffi lugu Looking for Freedomit seal. Okei, ma vaatasin, sellel kontol on veel mitmeid selle sama liigutuse videoid. Mulle saadeti mingisugune intervjuulõik, kus ma 16-aastasena annan ühte oma elu esimest intervjuud, kuidas ma räägin, et et ikka tüdrukutele võiks meeldida. Okei, päris hea. Nii, ma ühte näitan veel, mis oli ka hea. Ma ei saa aru, ma olen nii seksikas, täiesti perses. Kuidas ma nii seksikas olen? No näed, süke video, eks ole. Fantastiline. Et see tähendab seda, et ikkagi fännid on ikkagi väga kuumalt elavad kaasa. Internet elab oma elu, vaat see ongi mingid vanad 90-ndate alguse asja või need keskpaiga asjad on ka üles pandud. Ja. Tuuakse arhiivist välja, pannakse TikToki, jah. Mingi noorte saade ETV-s. Koit Toome 17. Mulle juuksur ütles mingi 5 aastat tagasi, kuule, et Koit, et Potisoonik tuleb uuesti, võib-olla oli juba rohkem aastat. Potisoonik tuleb uuesti, et Koit, teeme ära. Teeme ära, mõtlesin, et... Aga jah, ei läinud käiku. Ei, mina ei mõtlesin, et las teised nõlla. Uuesti ei hakka, jah. Juuksur nägi videot, hakkas meeldima. Kas siis, Koit, võtad ikkagi TikToki mingi, et nüüd kätte hakkad ise vaatad, 200 000 inimest vaatavad sinu tantsuliigutust. See on juba süke ikkagi sensatsioon, võib öelda absoluutselt. Me Eesti vist tippsaatete reitingud on mingi 200 000 umbes. No eks ole. Mingid näosaated on midagi nii, et... No täpselt, võimalusi, ma räägin, võimalusi on nii palju. Täna sul oli ka televisiooni vaja, teed podcaste või teed YouTube'i oma kanaleid asju ja vaatavad 100 000 inimesed. Ja ma olen täiesti kindel, et kui sa hakkaksid, Koit, nüüd tegema mingi TikTok'i, nagu selles mõttes, tütar oli sul kindlasti kohe valmis aitama, eks ole, ja ma arvan, et rahvas sitaks tahaks näha siin nagu. Ma kardan, et sükast keskealist meest TikTok'i tegemas, ma ei tea, kas ma ise võtaksin väga tõsiselt seda, suudaksin võtta, et see on ikkagi natuke nagu rohkem vist noortemate meeste nagu värk. Kas sa oleksid Koit nõus meiega siia lõppu tegema ühe sellise TikTok'i? Ütleme, et küsimus on nüüd selles, või teema on selles, et sinu kindlasti, kui ma seda signatuur tantsuliigutust ei hakkad vist tegema, aga et sinu ikkagi signatuur trademark on ka see täpselt kurikuulus Verona pilk, millest me täna ka rääkisime. Mida ma olen tahtnud kogu aeg ära unustada. Jälle tuletatakse mulle seda meelde. No jaa, ma arvan, et nüüd sa pead ikkagi selles mõttes ownima seda. Vaata, ma ei ole enam selles tippvormis, et tollel ajal sai ikka kõvasti harjutatud seda. See sai trillitud viimase millimeetrini see pilk, on ju. Ma mäletan, me käisime Stockholmis lavaproovides, kus meil trilliti seda liikumist ja vaatamist ja värki. See on nii täitsa crazy. Igatahes, mu mõte oli, et kui me teeksime meie TikTok'i, teeksime ühe põhimõtteliselt selline pilkude Mexican standoff. Ehk siis midagi keerulist ei ole. Ma panengi pärast editin selle niimoodi kokku, et meil on ehk siis ongi nii-öelda sinu pilguga alustame. Nii, ja siis vaata lihtsalt mõnda aega kaamerasse ja siis niimoodi, nii kuradi pinksamisi kui vähega vaata saab.
Süke ja siis me pärast filmime enda need pilgud ka ja siis ma editin selle kokku ja ma arvan, et see võiks tulla sitaks äge. Nii, tee see alguse pööre suuremaks. See sitaks hea. Davai, 3, 2, 1, go! Väga hea. Nii, kurjamalt. Nii, väga hea. Super. See tuleb hea. Mis sa veel sellest arvad, et ütleme, see liigutus on sinu signatuur liigutus nüüd Eesti noorte silmis?